Tere! Minu nimi on Kris Konsap. Ma olen ettevõtja ja ettevõtluscoach. Ma tahaksin jagada oma kogemusest Kristinaga ja imago teoorial põhineval kursusel osalemisest. Kui ma mõtlen, et miks ma selle koolitusega liitusin, see oli see, et enda suhtes ma kogesin ikkagi aeg-ajalt negatiivseid emotsioone. Ja minu jaoks see paarisuhe just on selline suhe, kus ma olen kogenud oma kõige positiivsemad, kõige paremaid emotsioone, kuid paraku sellega tuleb kaasa ka tihtipeale see negatiivne pool, ehk siis ei ole ühte ilma teiseta. Aga ma usun, et see ei peaks olema niimoodi. Ja ma mõtlesin, et meil on ikkagi mõlemal partneriga on reaktiivseid käitumisi. Ehk siis kui mina käitun reaktiivselt, siis tema käitub reaktiivselt ja ka vastupidi. Ehk siis me käivitame üksteise reaktiivsed protsessid. Ja ma tahtsin aru saada, mis neid käivitab. Sellepärast, et tihtipeale, kui see reaktiivne hetk tuleb, siis see on hästi kiire. Seal vahel sisuliselt ei ole eriti aega, et midagi toimub, kumbki ütleb, mis midagi või teeb midagi ja siis see reaktiivne käitumine läheb kohe käima. Kuid seal on väike vahe sees, seal on väike viitaeg. Ja ma tahtsin aru saada, mis meid käivitab niimoodi, et me suudaksime neid ennetada ja ära hoida ja aru saada nendest. Et me ei laseks nendel reaktiivsetel käitumistel oma suhte kvaliteeti mõjutada. Minu jaoks väga kasulikud olid harjutused. Ehk siis selle koolitusel kasutasime töövihikut. Ja ma ei ole ühelgi suhtekoolitusel näinud nii põhjalikku töövihikut nii heade harjutustega. Eriti kasulikud minu jaoks olid need sünteesiharjutused, kus me täpselt mõistsime, et kust tulevad meie reaktiivsed käitumised ja mis neid põhjustab. Ehk siis ma sain puust ja punaselt näha, mis põhjustab teatud käitumisi, teatud harjumusi. Ja muidugi need tulevad lapsepõlvest ja ma nägin reaalseid sündmusi oma lapsepõlvest, kust need käitumised tulid. See oli väga avardav protsess, et aru saada, kust need käitumised tulid ja nüüd ma näen neid palju selgemalt. Ja väga kasulikud minu jaoks olid ka dialoogiharjutused, kus me teise inimesega tegime imago dialoogi läbi. Ja see oli just eriti hea, et me saime harjutada seda kellegi teisega, mitte oma partneriga kõigepealt. Et neid oskusi arendada ja õppida uut moodi suhtlema. Praegu oma suhtes, mis ma olen näinud, mis on väga palju kasu toonud, on peegeldamine. Ehk siis, kui partner mulle midagi räägib, siis esiteks ma olen täielikult kohal. Ma ei mõtle, mida ma talle vastan, ma ei ole telefonis, ma ei tegele mingite kõrvaliste asjadega, ma olen päriselt kohal ja ma kuulan, mida ta ütleb. Ja kui ta on ära rääkinud, siis ma peegeldan talle tagasi, mida ta ütles mulle. Ja mida see on teinud, on see, et mu partner mõistab, et ta on oluline, et ma päriselt kuulan teda. Ma räägin talle tagasi, mida ta ütles, ehk siis ta saab aru, et ma mõistan teda, ma hoolin temast. Ja see on palju paremaks meie suhtlemise kvaliteeti teinud. Ehk palju rahulikum suhtlemine ja palju vähem siukseid arusaamatusi. Kui ma mõtlen mingite kahtluste peale, mis mul oli enne seda programmiga liitumist, siis ma arvan, peamine oli see, et kuidas ma ajaliselt hakkama saan. Ehk siis need kõned toimusid peamiselt õhtuti ja võtsid circa 1,5 tundi aega, vahepeal isegi natuke rohkem. Ja see õhtune aeg on just aeg perega. Ehk siis päevasel ajal ma tegelen oma äriasjadega ja siis õhtune aeg on perega tavaliselt. Kuid me rääkisime partneriga ja me leppisime kokku,
et see on okei, et ma võtan selle aja ja teen selle koolituse ära. ja me rääkisime ka sellest, et mis kasusid me mõlemad saame sellest, et kui ma selle koolituse ära teen. ja võin öelda, et see investeering on väga asja ette läinud ja väga rahulolen, et ma tegin selle otsuse. ja rohkem selles mõttes ei olnudki mingeid kahtlusi selle koha pealt. Ma teadsin, et see koolitus on väga hea ja Kristina on ka väga hea selles, mida ta teeb. Et ma olen kuulnud teiste inimeste käest, et mis tulemusi nemad on saanud ja mida nad on kogenud tänu Kristina koolitustele. Kui keegi mõtleb, et kas peaks seda koolitust tegema, siis mina igal juhul ütleks, et see on üks parimaid koolitusi. Et Kristina lubas, et see on üks parimaid ja nüüd on mul endal see läbi tehtud ja võin öelda, et see vastab tõele, et sellest on väga palju kasu. Väga süsteemne ja väga põhjalik ja aitab minna selle juurtasandile, mis põhjustab neid reaktiivseid käitumisi. Ehk siis kui nendest juurpõhjustest aru saada, siis asjad päriselt muutuvad. Ja oma töös, ettevõtluses ja ka coach'ina ma olen näinud seda, et kui suur mõju on suhte kvaliteedil ja meie tööl ja meie produktiivsusel. Et kui suur mõju sellel on. Ehk siis kui suhtes ei ole asjad korras, siis see võtab meil väga palju energiat ja väga palju tähelepanu ära oma tööasjadelt. Ma olen näinud ettevõtjaid, kes proovivad oma eesmärke saavutada, kuid samal ajal nende suhtes on midagi korrast ära. Ja see on väga raske on keskenduda, sellepärast et mingi oluline asi on lahendamata. Mingisugune tunne sees, mingisugune asi on lahendamata jäänud suhtes. Ja see takistab elus asjade ära tegemist. Ma ütleks, et kellele sellest võib kasu olla, on kindlasti inimestel, kes tunnevad negatiivseid emotsioone regulaarselt oma paari suhtes. Ja need negatiivsed emotsioonid on mingisugused signaalid, et midagi trigerdab meid. Mingi asi on meie sees veel lahendamata, millest me pole aru saanud ja mis toimetab meiega ja mõjutab meie elukvaliteeti. Ja kindlasti, kellel on reaktiivseid käitumisi, ehk siis kui partner midagi ütleb või midagi teeb ja siis toimub mingisugune nagu protsess, mingisugune asi võtab meid üle ja me ütleme midagi, me teeme midagi mingisuguse emotsiooni pealt. Ja minu jaoks oligi näiteks just see sama asi oli hästi oluline taipamine, et kui ma käitun reaktiivselt, siis tegelikult ma ei ole vaba. Et mingi asi otsustab minu eest, mida ma ütlen või mida ma teen. Ja siis, kui ma pärast kahetsen seda, et oi, ma ei oleks tahtnud tegelikult öelda niimoodi üldse oma kaaslasele või ma poleks üldse tahtnud seda teha, siis kes seda tegi, minu reaktiivne käitumine, mingisugune programm. Ja ma tahtsin saada teadlikuks nendest programmidest, et ma suudaksin iseennast juhtida ja et mitte mingisugune jõud ei võtaks minu keha ja minu mõistusele kontrolli. Et kui kellelgi veel on sellised reaktiivsed käitumised ja sooviks mitte teha selliseid asju, mida nad pärast kahetsevad, siis see koolitus on ideaalne selle jaoks. Ja mina ütleks, et väga hea investeering oli koolitusse, et nii ajaliselt kui rahaliselt, et ma näen, et see toob väga palju mulle dividende, et juba on toonud see mulle väga palju kasusid. Ja just see imago dialoogi formaat minu jaoks lahendab väga palju erinevaid asju ära, mis võivad suhtes probleemiks olla. See, et on ühendus omavahel, et on kohalolu, et on mõistmine, arusaamine ja siis omavaheline koostöö paarina. Ja see andis mulle sellise mudeli, mida kasutada, et kunagi varem ei ole olnud sellist suhtlemise mudelit, mis kataks kõik vajadused ära paari suhtes. Kristina kohta mul on ainult kiidusõnad.
sellepärast, et ma näen, et Kristin on väga kogenud koolitaja just suhete koha pealt. Ta on väga hea, ta näeb erinevaid asju, ta tajub erinevaid asju ja alati, kui me tegime harjutusi, siis ta seletas väga põhjalikult ära kõik, kuidas mingeid asju teha. Ja ta selgitas oma elu pealt ka näiteid, ta näitas, mis mustreid tema on avastanud just mingi iga harjutusega ja see aitas kuidagi avada ennast samamoodi, et näha, et mis minu muster võiks olla sellises olukorras. Ja seda ma hindan väga, et Kristina jagas oma elust nii palju näiteid ja ta hoidis ruumi väga hästi. Ta lõi turvalise õhkkonna ja ma tundsin ennast turvalisena ja ma nägin, et ka teised olid väga avatud ja jagasid oma elust väga palju erinevaid asju ja see andis nii palju väärtust juurde, sellepärast et see aitas mul mõista minu enda mustreid ja samamoodi tegelikult väga paljud nii-öelda juurpõhjused on meil inimestena samad ja kui me kuuleme, kuidas keegi teine jagab, siis me saame aru, et kuule, aga minul on ka sama asi, onju. Et see avaldub võib-olla natuke teistmoodi, kuid tegelikult see juurpõhjus on sama. Ja nendest juurpõhjustest just saadki siin koolitusel teada. Lõpetuseks võiks öelda, et kui tahta väga head, väga kvaliteetset suhet, siis see eeldab tööd iseendaga. Ja et aru saada nendest mustritest, mis meid käivitavad, nendest on vaja aru saada ja siis nendega tegeleda. Et hea suhe eeldab head arusaama iseenda mustritest ja teadlikkuse tõstmist. Ja just see koolitus aitas minul seda teha. Ja ma loodan, et ka sina otsustad seda koolitust teha, sest see võib olla väga elumuutev.